nädal turgudel kätte on jõudnud 39. nädal, aasta on 2024. Minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev, 23. september. Vaatame siis taas üle, mida eelmine nädal tõi ja mida uus nädal tõotab meile pakkuda. Eelmine nädal oli siis väga märgiline nädal, et siin mõjutasid siis erinevad keskpankade otsused ja intressimäärade otsused siis muidugi turu liikumist ja USA Fed ehk siis Föderaalreserv oli siis ka fookuses. Alustades uut lõdvendamistsüklit seal, jah. Et esimene intressilangetus siis sai päris otsustav 50 baaspunkti. Ja investoritel muidugi siis tundus see üsna optimistlik samm, tõstes USA aktsiaturu uutesse rekordkõrgustesse nädala lõpuks ja see siis oli selline väikene boonus siis nädala tipuks, aga 5700 punkti sai nüüd ületatud ja see siis on nii-öelda selline narratiiv, mis peaks jällegi justkui viitama pehmele maandumisele. No vaatame, kuidas siis tegelikult see asi välja mängib, et minu arvamus on ikka endiselt see, et need asjad ei lähe päris nii, nagu plaanitakse või nii, nagu turg esialgu ootab, et see praegune optimism on siiski veel võib-olla liiga varajane, aga senikaua, kuni seda optimismi jätkub, loomulikult tuleb selle tõusuga ka siis kaasa minna. Ja suurimad võitjad siis olid tehnoloogiasektor ja üldse tsüklilised aktsiad, samas kasvasid ka sektorid nagu kommunaalteenused, mis näitas siis nädala lõpuks ikkagi ka seda, et investorid on veidi ettevaatlikud ja globaalselt siis panen siin need uudised ka siia ekraanile, nii, et globaalselt olid siis Euroopa ja Aasia turud segased veidi, et seal Jaapani keskpank jättis oma poliitika muutmata ja Inglise pank siis hoidis intressimäärasid stabiilsena. Aga nad andsid siis aimu, et võimalik kärbe saab siis aset leidma novembris. Ja muidugi tuleb vaadata siis ka Inglise naela hinna liikumist, et kui see järgmine kärbe peaks seal tulema, siis tavaliselt poundi hind reageerib üsna äkiliselt peale seda ka langusele, nii et tasub hoida silmad lahti, aga nii palju siis sellest. USA tööturunumbrid jäid oodatust madalamaks, mis jällegi toetab seda jahtuvat, kuid vastupidavat tööturu narratiivi. Ja jällegi see sama pehme maandumise idee siis sealt nagu justkui paistab välja, aga võlaturgu siis investorid reageerisid samuti positiivselt, et seal USA tootluskõver pöördus enam-vähem juba tagasi, sellest me oleme siin rääkinud, et nüüd on siis 2-aastased madalama tootlusega 10-aastased, mis on siis see suurem kõver, aga see väiksem kõver, kus siis 3-aastased on ikka endiselt veel suurema tootlusega kui 2-aastased näiteks, et see ei ole veel muutunud, et me peaksime jõudma sellesse nii-öelda turukõverasse või yield curve'i, mis siis oli näiteks siin 2008 aasta mais, et see oli nagu selline ideaalne, et ikkagi see sabaots on ka allapoole, mitte ülespoole nagu praegu. Aga samas kui me mõtleme, mis toimus 2008, siis me olime juba sügavas sellises majanduslanguse foonis, et ühesõnaga praegu me oleme teel ilmselt sinnapoole, see on ikkagi minu tees praegusel hetkel, et me lihtsalt ei ole veel jõudnud nii kaugele ja selle tõttu on ka see sabaots siin üleval veel. Ja mis siis Fedi nii-öelda intressilangetuse projektsiooni puudutab, siis selline keskmine arusaam on see, et võib-olla järgmine aasta siis nii palju ei langetata, et esialgu siin kuskile 4% võib-olla võiks langeda ja siis järgnevatel aastatel veelgi enam, aga ega seda ei saa nagu päris tõe pähe võtta, et eks nad reageerivad ikkagi vastavalt turu situatsioonile ja praegusel hetkel nüüd, mis puudutab siin võib-olla aktsiaturu hinna liikumist, siis
tegelikult need järgmised 2-4 nädalat on kõige kriitilisemad, et siit on näha, kui turud ikkagi reageerivad negatiivselt, siis on võimalik ka edasine suurem langus ees. Kui turud reageerivad positiivselt, siis võib-olla, et tõesti me jõuamegi selle pehme maandumiseni ja suuremat probleemi siit ei teki. Nii et jälgime siis siit edasi nüüd 2 nädalat kuni 4 nädalat, mida tegelikult siis turg meile öelda tahab sellega. Ja teistest uudistest, mis siin nagu silma jäi, et Disney ja DirecTV jõudsid siin kokkuleppele, et see siis taastab ESPN ja ABC Direct TV 11 miljoni kliendi jaoks. Lisaks lisatakse siis Disney voogedastusteenused DirecTV pakettidesse, see siis USA turul. Ja Boeingu streik on endiselt käimas siin päris juba pikalt ja läbirääkimised jätkuvad. Samas Boeingule see põhjustab väga suurt finantsilist kahju. Mis veel? Oracle ja siis Amazon Web Services sõlmisid koostöölepingu, et integreerides oma andmebaasi tarkvara Amazon Web Services'ite platvormidele siis Oracle poolt. Pfizeri vähi vastase ravimi katsed andsid siin positiivseid tulemusi ja see viitab siis võib-olla ka selle ravimi heakskiitmiseni. Nii siis, ja Apple'i AirPods, millest siin ka juttu on olnud, et need said ka siis FDA heakskiidu kuuldeaparaadina kasutamiseks. Mida veel? Home Depot maksab siin $2 miljonit valereklaami nõude lahendamiseks, kus klientidelt nõuti kassas rohkem kui oli reklaamitud ja Intel samuti siin laieneb, ehk siis see sama Bideni chips nii-öelda seadus ja annab siis neile lisakapitali, mille najal justkui nagu laieneda siis, jah, et päris kõvasti siis raha sinna ka voolab USA valitsuse poolt. Ja Amazon väidetavalt tõstab siin palku, et circa 800 000 USAs töötavad transpordi- ja laotöötajad saavad siis keskmiselt palka üle $22 tunnis. Ja mis veel Amazonist jäi silma, et Amazon on nüüd käskinud kõik töötajad tagasi kontorisse väidetavalt, et enam ei ole mingit kodukontorit. Et jällegi selline huvitav samm. Aga vaatame siis tehnilise poole pealt, mis siin turu peal siis tegelikult aset leidis, et S&P, nagu öeldud, tegi siin uusi tippe ja reedel natukene taandus, aga siin on uus hinnatase nüüd saavutatud, hetkel foon justkui ikkagi positiivne. Ja Real S&P ehk siis equal weighted, mis ta siis on meil, RSP, jah, on see sümbol, ei jooksis mõte kokku. Et see on siis samuti umbes sarnase liikumisega, olgugi et siin on tipud isegi kõrgemad kui eelmised tipud olid S&P puhul. Ja nädalases vaates, siit me näeme väga ilusti, et siin on järgmine break of structure justkui saavutatud, et murdis läbi siit sellest viimasest levelist, mis on tegelikult alguse saanud siin suvel juba. Juuli teine pool, kui me eksi, oli see eelmine tipp ja nüüd ta siis hoidis seda pikalt ja sellest on läbi murdunud. Nii et selles mõttes on pilt ikkagi positiivne pikka plaani vaadates ja kui suuremad indekseid vaadata, siis siit me näeme, et tegelikult Russell 2000 tegi siis enam-vähem topelttipu, et on siin selle vastupanu juures. Teised suuremad indeksid on kõik teinud uusi tippe juba, nii et siin Dow Jones on võib-olla kõige eesrindlikum olnud selles plaanis ja S&P 500 ka, Nasdaq natuke tagasihoidlikum ja siin on siis vastavalt ja Divergent ka käimas, et Nasdaq ei ole veel sellest läbi murdnud, teised indeksid kõik murdsid läbi ja sealt on siis oodata ka üsna suurt kasvu tugevust ikkagi, kui see peab juhtuma.
Samuti siis 50 päeva keskmine USA turulõiks on jällegi rühkimas siit ülespoole ja 200 päeva keskmine S&P 500 puhul on ka siin ikkagi pealpool 70 ikkagi püsib seal siis edasi. VIX indeks on ka taandunud, aga just kui see trendijoon, mis meil siin on olnud, sellest on hakanud saama väikene niisugune toetuspinna, vaatame, kus see nädal välja jõuab, et kas läheb allapoole või põrkab tagasi, ülespoole jällegi. Ja sektorite koha pealt nagu öeldud, et siis turg taastus päris kiiresti, aga need nii-öelda sellised turukaitsesektorid said siis nädala lõpus ka positiivsemat fooni juurde, et näiteks utilities, mis on siis kommunaalteenused, reedel tõusis väga oluliselt ja sellepärast mul on siin ka eraldi välja toodud, et ta jätkab oma väga tugevat kasvutrendi ikka endiselt. Ja mis veel jäi silma, siis consumer discretionary, mis on siis nii-öelda tarbijakaubad, see samuti on näidanud väga tugevat tõusu jällegi. Nii, ja siis insiderite koha pealt veidi jällegi müügisurvet tõusis see nädala jooksul, kui me võrdleme eelmise nädalaga. Ostuhuvi on väga tagasihoidlik olnud siin viimasel ajal. Ja sesoonselt nagu öeldud, me oleme siis aasta kõige kehvemas perioodis siin. Septembri viimased 10 päeva on läbi ajaloo olnud ühed kõige keerukamad ajad, kõige rohkem siis turulangust seal esinenud S&P 500 pool. Aga kui me vaatame nüüd statistikat siin selle nädala lõikes, siis jah, tõepoolest, circa siin 71–80% aastatest on olnud hind languses. Ja keskelt läbi protsentuaalselt siin 1–1,2%. Aga kui hind peaks olema tõusus sellel nädalal, siis seda on küll juhtunud marginaalselt vähem, jah. Et siin 28,6–20% või isegi sinna vahemikku kuskile. Aga siis on see tõus olnud oluliselt suurem, 1,9–3%. Jällegi siukene suhteliselt trikiseis, et väga selget signaali sellel nädalal ikkagi ei ole, olgugi, et ta on statistiliselt üks kehvemaid nädalaid. Et siin siis see statistika ka välja toodud, et septembri lõpp on alati siis olnud väga negatiivne iseenesest. Astrokalendrit jälgides, mis meil siin oluline on, et võib-olla teisipäeval siis homme on tulemas siin kuu viimane veerand ja see võib olla ka oluliseks pöördepunktiks. Hoiame silma peal, muud olulist see nädal siin nagu praegu hetkega silma ei jää. Ja Blackbox mudel siin viitab ikkagi võib-olla oktoobri alguseks veel üsna teravat sellist tõusu, et sellepärast ma olen ka natukene sellisel äraootaval seisukohal, et kas me nüüd see nädal veidi võib-olla taandume, aga sealt võib tulla uus tõus peale. Nii et selles mõttes on oluline seda jälgida. Nädala prognoosid on nüüd üleval Patreoni kanalil, patreon.com/turutrendid ja sealt saab neid siis turutrendija tasemel vaadata ja nendele ligi ja ka siis nädala kauplemisideed on seal eraldi videona välja toodud, nii et kellel huvi, tulge ja liituge. Ja mida siis sellel nädalal iseenesest võiks oodata, et tähelepanu all on siis augustikuu isikliku tarbimise numbrid ehk siis PCE hinnaindeksi avaldamine, mis näitab, kas inflatsioon siis jätkub aeglustumist või on siin midagi muud näha. Et sellest lähtuvalt siis ka järgmised Fedi otsused ilmselt, eks me näe, praegu on nad siis indikeerinud, et sellel aastal tuleb veel paar langetust ja ega neid kohtumisi siin nagu väga palju jäänud ei ole iseenesest, nii et kas nad siis kavatsevad igal kohtumisel jälle natukene langetada, seda siis aeg näitab ja samuti siis majandustulemused jätkavad siis välja tulemist, mis siin võib-olla suurematest silma jääb, et homme teisipäeval siis on siin AutoZone
tulemas välja Thor Industries, need on siis enne turu avamist ja võib-olla pärast turu sulgumist siis KB Home, Progress Software, need on võib-olla olulisemad. Kolmapäeval on siin Cintas, siis enne turu avanemist ja pärast turu sulgumist on siis Micron Technologies välja tulemas numbritega. Jefferies Financial näiteks JEF sümboliga ka. Ja neljapäev on siis võib-olla üks olulisemaid, et siin on siis tulemas enne turu avanemist Accenture ehk siis ACN, Jabil, mis on JBL, ja samuti siis Carmax, kui me eksi, on ka enne turu avanemist tulemas välja numbritega. Ja pärast tulu sulgumist üks võib-olla kõige olulisemaid selle nädalal on siis Costco ehk siis COST sümbol ja veel Whale Resorts ka, mis peaks olema sümboliga MTN, kui ma ei eksi. Et selline pilt siis finantstulemuste poole pealt. Nüüd me oleme buybackide koha pealt jõudmas siis sellisesse olukorda, kus on järgmine blackout periood aset leidmas ja see ilmselt kestab siis kuni 25. oktoobrini, kui ma eksin, kus ettevõtted oma aktsiaid tagasi osta ei tohi, mis jällegi tegelikult hoiab võib-olla turgu natukene madalamal, sellepärast et see raha, mis sellel aastal buybackidena on turule voolanud, on olnud ikkagi märkimisväärselt suurem kui möödunud aastatel, et selle tõttu on turg ka väga tugev püsinud, aga need blackout perioodid siis annavad nagu turule seda väikest hingamisruumi, nii et tegelikult siin võib tulla järjekordne langusperiood peale, kuni siis järgmise buybacki hooaja alguseni. Ja mis veel, et septembri lõpp, kui me vaatame siin pensionifonde, siis nemad jällegi peavad oma varasid seal rebalansseerima seal kvartali lõpus, et kuna aktsiaturud on olnud tugevad ja hinnad on kerkinud, siis ilmselt on müügisurve ikkagi suurem. Ehk siis müüakse jällegi osa aktsiaportfellist ära ja pannakse vara vastavalt siis muudesse vahenditesse, on need siis võlakirjad või midagi muud. Et egal juhul need on siis märgid, mis viitavad võimalikule turu korrektsioonile siin ka mingil perioodil. Kui suur see või pikk see periood saab olema, et seda siis aeg näitab, et aga tasub olla valvas selles suhtes ka, et kui sellised märgid on üleval või vähemalt teadlik nendest asjadest, et sellised asjad toimuvad. Okei, vaatame neid graafikuid ka siis laivis nüüd, et S&P 500 nagu siit siis näha, et eelmine pöördepunkt, mis meil oli eelmine nädal kolmapäeval, saigi väga otsustavaks, et hind siit küll pööras allapoole ja siis põrkas kohe üles ja teine pöördepunkt, mis oli reedel, see siis oli ka nagu turu põhjaks ja täna on olnud jällegi positiivsem, et järgmine pöördepunkt on homme, 24. Ja sealt edasi siis alles 30. mis on järgmine esmaspäev, nii et vaatame, mis suuna see turg siis homme võtab, et kas ta nüüd siit suudab veel ülespoole või siis hakkab seekord korrigeeruma. Siis reedel oli ka optsioonide aegumise tähtaeg, et seegi tavaliselt annab üsna suure indikatsiooni, kuhu poole turg sealt edasi võiks hakata liikuma, et sellel hoiame ka siis silma peal. Kulla koha pealt kuld on olnud väga tugevas liikumises, et siin võib-olla nüüd tsüklin nüüd nii hästi paika pidanud ei ole, et praegu me ootame võib-olla kerget korrektuuri, väga kerget küll, et selles mõttes siit see hind võiks minna ikkagi edasi kuni, mis ta meil siin on, siis 30. või? Jah, järgmise esmaspäevani on pigem ta siin tõusufoonis siiamaani veel. Ja siis Bitcoin on nüüd siin kosunud peale seda
peale seda positiivset uudist sealt Fedi poolt, et aga siin on teatav vastupanu jällegi ees, et vaatame. Praegu siis on pigem pilt muutunud positiivsemaks, kui me vaatame nädalast, siis nädalase puhul on ta ikkagi pigem negatiivne seni veel. Et hoiame silma peal, ühesõnaga tegelikult kui siit uuesti siseneda, siis tahaks näha, et ta siit suudab väga tugevalt välja murda ülespoole, et siis on nagu rohkem julgust sisenemiseks. Tallinna turg jätkab endiselt langust ja jällegi järjekordne vastupanu on siit ka hakanud kujunema, nii et hetkel pilt jätkab negatiivses foonis. Ja ülejäänud mõtted siis on mul välja toodud Patreoni kanalil turutrendides, sealt saab siis neid jälgida, et hoidke siis silma peal ja seal on ka mõningad mõtted, mis võib-olla selle nädala lõikes võiksid olla relevantsed, võib-olla ka osad natukene pikemad mõtted seal tõin välja. Mina aga tänan, soovin teile edukat nädalat ja kohtumiseni taas uuel nädalal.